See on Autoprojekt 911 Hamlet ja mina olen Metsakutsu. Nii, tagasi Tartus, nädal aega on vahepeal mööda läinud. Selle sama seina taga siin ongi minu auto, mis on üleni ära kleebitud. Hetkel veel küll 17-tolliste Carrera 4 velgedega, aga nagu Batmanis öeldi, siis it's always darkest before the dawn. Kleebitud auto nende velgedega näeb ilmselt päris naljakas välja. Aga ma ei tea, kas ma ise olen selleks valmis. Loodan, et teie olete. Läheme sisse. No nii, olemegi siin ja see auto on siin täiesti kleebitult minu ees ja nüüd ma keeran selle kaamera ümber. 3, 2, 1. Ebareaalne ju, ebareaalne. Saigi valmis ju, uskumatu. Oli mingid probleeme ka või sujus kõik nagu ladusalt? Üldiselt kõik sujus. Mõned väiksemad üllatused nagu ikka, aga noh, sellest pole mõte rääkida. Tundub, et kõik nurgad on ilusti ja mingit probleeme selles mõttes pole. Vist kõige keerulisem osa, mis sa ütlesid, on see mootori katte asi. Mis triki te sellega tegite, et see nagu nii ilusti? Sellega tegime sellise triki, et keerasime selle küljest ära ja hopsti värvi jälle ja oligi valmis. Väga äge. Ja peeglid samamoodi värvisid ära? Peeglid samamoodi värvisime. Miks see süke detailide värvimine nagu targem tegu? Mõned detailid lihtsalt, mis tunduvad nii keerulised, et kiletamisel peaks liiga palju tegema lõikeid, kvaliteet kaob ära, on mõistlik värvida. Et peale esimest pesu sul oleks ka see tagatiiv must, mitte hõbedane jälle. Ja. Kas see väga hea, et see kohe läks selle pesemise juurde, et nagu kohe 100 küsimust, et kas nagu peab kuidagi, kas mu elu nii-öelda muutub nagu sellest nüüd, et mu see kile on siin peal, kas ma pean midagi hakkama teistmoodi tegema võrreldes sellega, kus ma kunagi varem tegin? Su elu muutub nii palju, et sul on kordades lahedam auto, aga pesu poole pärast muretsema ei pea. Et käitud täpselt samamoodi nagu värvitud auto puhul. Okei. Jah, täiesti murevaba. Okei, ja talvel, kui ma tahan, ma ei tea, ma ei ole kindel, kus ma tahan seda autoga talvel sõita, aga kui ma tahan, kas ma pean midagi teistmoodi tegema? Talvel väga ei pea. Ütleme nii, et lumelapi taga lund viska ümber auto pealt ära hõõru ja ongi kõik hästi. Okei. Selles mõttes natuke, ma vaatan, et siin on see mingi mega terav koht, on ju see süke, et survepesuriga ikka tegelikult ju natuke peab ikka hellemalt käituma. No ja mõistlik on teravate kohtade peale mitte vastu päeva lasta siis. Nagu sa ütlesid, ega kui mõistust ei ole, siis ei aita nagu, aga võid olla kiletatud auto või mitte kiletatud auto. Et lihtsalt peab ühesõnaga mõistusega niikuinii autot pesema olenemata, kas ta on kiletatud. Nii on. No aga mega ju. Kas meil jääb, sa tegid ju tuled ka ära ju, sassi. Mul tegelikult see tulede tegemine oli plaanis, aga nagu näha, siis sa oled siin juba kõik ära teinud. Mis see tuledega tegid, et nad nii ilusad välja näevad? Tuled poleerisime ära ja panime siia peale läbipaistva kaitsekile, mis on siis hüdrofoobne, kaitseb UV eest, et tuled uuesti sul matiks ja kollaseks ei läheks. Okei. Ehk siis on paremad kui enne. Mega. See tule asi annab jälle ka nii palju juurde, siuke tunne nagu uus auto oleks. No niikuinii on nagu uus auto, sest see kile on juba siuke nagu oleks uus. No aga mega rets ju, ma ei oskagi nagu midagi siia lõpetuseks nagu öelda, et jääb ainult tänulik olla. Eks ma ilmselt, kui mingisuguseid õnnetusi või asju juhtub, eks ma pean niikuinii siia tagasi tulema, et ma saan aru, et seda kile ei natuke üle ka, et kui kuskilt on vaja midagi parandada või midagi. Just, siis teeme parandused ja... See vist on ju normaalne osa tegelikult, et nädala 2 jooksul võib tulevad välja mingid kohad. Alati võib ilmneda jah, kuskilt mõni viga. Aga selles mõttes kilega on kindlasti lihtsam, et kui värviga ilmne on need vead, siis oleks nagu keerulisem eemaldada. Jaa, absoluutselt. Värvima peaksid hakkama siis jälle poolt autot, jälle oled nädal 2 ilma autot, et kilega on lihtsam. Sõidad läbi, 2 kile maha ja uus kile peale, tunniga oled jälle teel.
No mega, lähen tee peale ja vaatame, kus väiksed poisid mulle lehvitavad. 5 laiki minutis. Jah, 5 laiki minutis. Kuule, aga suured tänud sulle ja noh, mis ma oskan öelda, väga hea töö. Kile on peal, uskumatu, ikka veel natukene uskumatu. Eelmisel aastal, kui ma kogu seda projekti planeerima hakkasin ja esimese visuaalse kavandi tegin sellest autost, et see auto võiks projekti lõpuks olla üleni kiletatud roheliseks koos mustade detailidega, siis ma ei arvanud, et see päriselt teoks saab. Aga näed, tehtud. Ja vahepeal tekkisid igasugused kahtlused ja kõhklused ja mõtlesin, et äkki peaks ikka midagi muud proovima ja bla 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 bla, aga õnneks jäin oma visioonile kindlaks ja tõesti, tulemus on ikka väga-väga äge. Mõtlen ausalt, ma poleks tegelikult arvanud, et see tulemus nii hea jääb, et ikka kiletamine ei ole ikkagi sama, mis auto värvimine aga see Inosetec kile, et see, et ta on läikiv, see näeb nagu päriselt ka, see näeb välja nagu värvitud auto, et väga mitu inimest on mulle juba öelnud, et kuidas sa jõudsid oma auto üle värvida. Et vastus on, et ei jõudnud, see on kile. Igatepidi minu arvates hea lahendus, et originaalvärv on kaetud, tuleb mingi tuju, tahaks mingit teistsugust, võtad kile maha, paned mingi teist värvi kile peale. Et igatepidi nagu minu arvates väga hea. Kui teil on äkki mingid küsimusi selle kiletamise kohta, siis pange äkki selle video kommentaaridesse, ma võin veel Pro Polishist küsida ja saate võib-olla ka targemaks natukene. Kui sellest kilest ja kogu sellest visuaalsest poolest nagu võib-olla natuke detailsemalt nüüd rääkida, et miks see Nike logo seal peal on ja miks see jaapanikeelne tekst seal peal on ja nii edasi. Siis mulle isiklikult hullult meeldivad sellised bränditud autod, et ma ei tea, võib-olla te olete näinud internetis sükest üleni punast Supreme'i logodega Porsche't, mis on minu arust ülilahe, siis neil on igasuguseid, üks TikToki brändingusse kleebitud BMW E30 on, keda ma Instagramis jälgin. Ma ei tea, igasugused Coca-Cola ja McDonaldsi ja mis iganes brändingusse kleebitud autod on ülilahed. Üks Off-White'i sümboolikas Lambo on, et mulle hullult meeldib see stiil ja see on nagu minu arust äge. Ja sellepärast ma siis paningi oma autole ka Nike logod peale, sest miks mitte. See jaapanikeelne tekst, mis mõlema ukse peal on, see on tegelikult jaapani keeles Nike. Ja miks jaapani keeles, siis sellepärast, et see auto on pärit algselt Jaapanist. Ja et see on selline väike selle auto siis sünnimaale, no mitte sünnimaale ikkagi Saksamaa, aga ühesõnaga selle auto päritolu maale siis selline väike ma ei teagi, mälestus. Siis selle auto peal on seal uste alumistes äärtes on siuksed nagu V ja 2 kriipsu. See on tegelikult Rooma numbris 7 sellepärast, et Hooligan Hamlet sai täpselt samal päeval 7-aastaseks, kui see auto kleebitud sai. Et Hooligan Hamlet on siis minu selline sõpradega koos 7 aastat tagasi alustatud, ma ei teagi, mis see siis on siis, Love Gang, online ajakiri ja lihtsalt siuke lahe asi, Love kollektiiv. Et see on selline võib-olla siis ka märgiline hetk, et see auto valmis sai täpselt Hooligan Hamleti 7. sünnipäevaks. Siis kleepisin siia auto peale ka veel oma kogu räpikarjääri kõige olulisema loo refrääni sõnad, ehk siis Ära mine närvi, lugu, mis tuli välja 2016. aastal Universal Music Baltic sealt. Ka selline ikkagi verstapost elus ja oluline hetk sai ka siia auto peale siis kuidagi taletatud. Need mustad detailid ehk siis peeglid, mootorikate ja väljed ei ole veel mustad, aga järgmises episoodis lähevad mustaks. Miks ma tahtsin musti detaile? Ma ei tea, kuidagi tahtsin, et see auto oleks rohemust ja see, et need värvitud sai, on minu meelest veel eriti äge. Igaks juhuks tahakski siia lõppu öelda, et see mootorikatte värvimine ja peeglite värvimine oli ikkagi auto omanikuga, ehk siis minuga kooskõlas tehtud. Et Pro Polishist kohe küsiti, et kas ma oleksin nõus need jupid ära värvima.
peeglid olid niikuinii, värv oli tegelikult suht kriimustunud nende 18 aasta jooksul, mis need siin auto küljes on olnud. Et selles mõttes niikuinii oleks pidanud siis värvima ja mootorikatet, nagu siis varem sai ka mainitud, kleepida oleks olnud täielik porno. Et minu arust see on isegi lahe, et need said värvitud ja see näeb nagu palju ägedam välja. Ja järgmine etapp ongi siis väljed mustaks. Ilmselt siis kogu selle projekti viimane osa. Tõmbame joone alla, saavad väljed valmis ja põhimõtteliselt tulebki siis juba väike tšau-paka ja äkki veel filmime midagi tulevikus, aga põhimõtteliselt praegu ikkagi on episood, eelviimane episood ja pärast seda tuleb siis viimane episood. Mis ma oskan öelda, mega täks, et olete ikka jälginud neid asju siin. Loomulikult suve jooksul on asjad nagu natukene ebaaktiivsemaks muutunud, aga ma parandan seda sellega, et ma proovin selle järgmise episoodi võimalikult ruttu välja saada. Ja muus osas täks, et vaatasite ja järgmise korrani! Peace!